Mul on suur hea meel tervitada teid täna sellisel üsna erandlikul ja erakorralisel seminaril, mis siis seostub uue arhitektuurivõistluse väljahõiskamisega. Te olete kõik eriala inimesed siin, et te olete selle võistlusega rohkem-vähem kursis, et ma neid põhitõdesid üle kordama ei hakka, aga tahaksin rõhutada Lahemaa rahvuspargi rolli meie Eesti elu edendamisel. Et tähelepanu taluarhitektuuri ja maal elamise vastu on käinud meil Eestis ikkagi lainetena. Ja arhitektuurivõistluse väljakuulutamine ei ole kaugeltki mitte esimest korda, et meil väljad viivad juba Karl Robert Jakobsenini välja, rääkimata siis vahepealsetest katsetest siis maa-arhitektuuri edendada. Lahemaa on olnud üks ütleme, esirinnas olevaid piirkondi, mida on, ma arvan, et Eesti ajaloolistest siis maapiirkondadest kõige rohkem uuritud läbi aegade. Ja Lahemaal kui rahvuspargil on kindel roll tegeleda mitte ainult iseenda pärandi kaitsmisega, vaid kui meie esirahvuspark on tema roll olla ka eeskujuks siis kõikidele teistele Eesti piirkondadele. Mina olen Riin Alatalu ja Ave Paulus palus mind seda seminari modereerima sellepärast, et oma töises elus ja ka õpingutega olen päris palju kokku puutunud siis maa-arhitektuuriga, lõpetasin Tartu Ülikooli etnograafina ja töötades Muinsuskaitseametis tegelesin nii palju, kui suutsin meie maa-arhitektuuri pärandi kaitsega. Enne veel, kui annan sõna tervitusteks, paar tehnilist üksikasja, et registreerimisleht käib mööda saali ringi, palun kindlasti kõigil ennast kirja panna, kes kohal on. Lõunapaus või kohvipaus on meil siis esimene kell 13.40, katsume palve kõikidele ettekandjatele pidada ajagraafikust kinni ja ühe tehnilise üksikasjana veel tänast sündmust filmitakse, mis tähendab seda, et kõik jutud peavad jõudma mikrofoni. Kuna mikrofone on üks ja see on siin juhtmega seina külge seotud, siis nendelt, kes esitavad küsimusi kaugemalt ridadest, ma teen ettepaneku, et te esitage küsimusi ja kui te pahaks ei pane, siis ma kordan selle mikrofoni, et see jõuaks ka siis lindile. Aga esmalt annan siis avasõnana tervituseks sõna Keskkonnaameti peadirektori asetäitjale looduskaitsealal Leelo Kukele. Tere kõigile! Mul on äärmiselt hea meel näha niivõrd palju inimesi siin kõigepealt. Et kui Ave eile saatis nimekirja välja, et see on registreerinud 100 inimest, siis oli see üsna suur üllatus. Väga positiivne üllatus. Ja teiseks on mul äärmiselt hea meel tegelikult näha siin palju minu jaoks võõraid nägusid. Sest paraku pean tunnistama, et kui me teeme mingisugust üritust looduskaitses, siis tihti me räägime oma asju iseendale, nii-öelda looduskaitsjatele. Väga popp on rääkida, et on interdistsiplinaarsed teemad, aga sageli see nagu praktikasse päris ei jõua. Ja tegelikult tänane üritus ja ka see konkurss on väga hea näide, kus siis nii-öelda looduskaitsjad ja arhitektid on pannud seljad kokku ja ma arvan, mitme aasta pingutuse tagajärjel on saanud raha esiteks, et see üritus läbi viia ja teiseks, et me sooviksime saavutada ühte eesmärki, et meie nii-öelda rahvuspargi keskkond oleks harmooniline nii looduse mõttes kui ka inimeste loodu mõttes. Ja ma mõtlesin, et kui täna siin räägin, et mis ma teile ütlen. Et kui looduskaitsjatega rääkida, siis ma arvan, on mõned strateegilised numbrid, mida kõik teavad une pealt. Aga ma usun, et teie võib-olla ei tea ja võib-olla oleks hea need siin üle korrata. Et kõigepealt, kui palju on Eestist kaitse all? Tervelt 18% Eesti pindalast on looduskaitse all. Ja seal elab tegelikult kokku 40 000 inimest. Päris suur arv. Ja kui me mõtleme, et rahvusparke, siis meil on neid 5 tükki, Lahemaa on neist kõige suurem, Lahemaal elab ligikaudu 5000 inimest ja kui võtta teised rahvuspargid juurde, siis me jõuame pea 7000 inimeseni ja meil on 150 maastikukaitseala, kus tuleb ka mõned tuhanded inimesed veel juurde. Ja miks ma sellest 2 kaitseala tüübist räägin, on just see, et nendel kaitsealadel lisaks tavapärasele traditsioonilise looduskaitsele
oleme sättinud eesmärgiks, et tuleb kaitsta ka kultuuripärandit, asustusstruktuuri, tavapärast eluviisi ehk kõiki neid, mis on nagu otseselt inimese igapäevategevusega seotud. See ei ole seotud ainult liikide elupaikadega. Ja see on põhjus just, miks me peaksime seal olema pädevamad ja nii-öelda paremini nõustama ka neid tegevusi, mida inimesed nendel aladel teevad. Kuid küsimus on, kas me alati oleme. Ja kui mõelda veel, siin on mõned küsimused, mis mulle endale vahepeal tekivad, on see, et kui mõelda, et millal need kaitsealad loodi, mõned rahvuspargid on kaitsealadena loodud juba 50. aastatel, Lahemaad ja kõik teate 70. aastatel algusel, et millist ajastut me seal kaitseme, kui me räägime just sellest elukeskkonnast. Kas me räägime 70. aastatest, 30. mida me seal tahame kaitsta? Ja teine küsimus, mis mulle endal päris mitu korda on pähe tulnud, on see, et looduskaitses on nagu kaks suurt jaotust, kui me räägime looduse kaitsmisest. Üks on seisundikaitse, kus me tahame nii-öelda hoida seda väärtust, mis seal parajasti on, me kogu aeg toimetame, et see väärtus seal säiliks, ja teine siis nii-öelda protsessikaitse, kus me laseme loodusel nii-öelda suksessioonina toimuda ja kooslused muutuvad. Ja kui me nüüd mõtleme oma arhitektuuripärandile, siis küsimus on, et kas me kaitseme seal protsessi või me kaitseme seisundit. Ma arvan, et tuleb teha mõlemat, aga selge on see, et seisundit nagu igal pool lõputult hoida ei saa. Ja nädalavahetusel ma lugesin seda uut Vana Maamaja raamatut ja mulle väga meeldisid seal need 10 käsku, mis on öeldud, kuidas Vana Maamaja remontida. Kus oli öeldud, et ära surnuks remondi, ära uuenda seda, mida on võimalik remontida ja remont peab olema remonditav. Ja meeldis mulle ka väga see lõpukäsk, mis oli öeldud, et kui sul on võimalus kõiki neid tingimusi rikkuda, siis on sul piisavalt ka jõukust, et uus maja ehitada. Ja ma arvan, et see on hästi õige ja tegelikult me peamegi mõtlema, et elu ongi nii, et kogu aeg me kõike vana ei suuda hoida, me peame liikuma ka uue peale edasi, aga siis ongi see küsimus, et milline oleks see uus ilus, mis sättuks hästi sellesse olemasolevasse keskkonda, et ta ei häiriks seal silma. Ja ma arvan, et tänane nõupidamine just keskendub sellele ja ma usun, et seesama konkurss, mis nüüd välja kuulutatakse täna, on mõeldud just sellele sihtrühmale, kes tahaks midagi uut teha ja kes tahaks seda teha nii, et see sättuks hästi sellesse, kus me oleme Lahemaal, et see seal ei häiriks kellegi silma. Ma loodan, et see konkurss leiab palju osavõttu ja tegelikult, isegi ma arvan, et me ei saa öelda, et see konkurss on edukalt läbitud oktoobriks, kui on palju töid laekunud, vaid ma arvan, et see on edukaks, tunnistame saame siis seda, kui on need tööd ka töösse rakendunud. Need on kasutatud. Et ma ei tea, kuidas arhitektidele soovitakse, mitte libedat sulge aga igal juhul palju edu teile ja loodame hästi aktiivset osavõttu. Aitäh! Aitäh, Leelo Kukk ja Arhitektide Liidu poole pealt palun tervituseks sõna juhatuse liikmel Jaak Uimerinal. Tere kõigile! Minu poolt avasõnad. Kõigepealt tahaks alustada Riikliku Keskkonnaameti tänamisega, sest see hetk, kui Ave Paulus meie poole, Keskkonnaameti esindajana meie poole pöördus, me olime kohe sellega nõus, me olime hooga nõus seda kinni võtma, sest nii pikka aega polegi toimunud ühtegi väikemaja võistlust, mis sest, et see on teatud piirangulistes tingimustes, aga seda enam. Ja me oleme väga õnnelikud ja täname veel kord Keskkonnaametit selle eest. Ma võib-olla paari sõnaga räägiksin lühidalt sissejuhatuseks ja sellest võistlusest siiski ja üldisematest probleemidest. Nimelt, mis on meie probleem siis minu meelest? Meie probleem on, ütleme, et see tänapäeva moodne, modernne arhitektuur, see seostub sõnaga vabadus. Meil on nagu vabadus kõiki asju teha. Ja selles suhtes pluss veel sinna lisaks globaliseerumine, see tähendab, et me reisime üle maailma, omanikul on vabadus ehitada kõike, mida ta tahab, me näeme, kui ma käin Lahemaa ümbruses, piirkondades Karepa pool või veel hullem Haapse ja Kaberneeme pool, siis ma näen, et inimesed on käinud Miamis, Honolulus, Marabeias ja nad tahavad seda maja saada ja meie hulgas on mõned inimesed ka, kes joonistavad talle selle maja ära, kui ta ise seda ei oska teha, eks ole. Et see on nagu kriitika meile.
aga me Lahemaa puhul me näeme selgelt, et me oleme teatud kindlas kultuuriruumis, kus on omad põhjused, miks see nii on, ja me seminaril kuuleme seda täpselt, miks see nii on, ja see kultuuriruum oli oluliselt ahtam, kitsam. Me ju ei eelda, me ju näeme, et ka Käsmus või kuskil rannakülas olid kultuurimõjus, me sõitsime paadiga üle, me nägime, mis Soomes toimus ja me tõime selle siia. Aga sealsamas oli meil tugev seljatagune maismaa suhtes, me teadsime, mis meie esiisad ja esivanemad selja taga tegid, eks ole, keset Eestit. Ja pluss veel see traditsiooniline tegevusvaldkond, mis praeguseks hakkab natukene hääbuma, nii et selles suhtes kuulake hästi palju Jaan Tiidemanni, kus ta just püüab nagu öelda, et selle võistluse ülesanne on mõtestada seda uut elulaadi, mida me peaksime sellises kaitstavas piirkonnas nagu arendama. Ja mina sooviks ka, ma usun sellesse võistlusesse tugevalt, ma usun, et piirangud on vajalikud, ma usun, et piirangud peavad olema professionaalsed, ma usun, et head modernne arhitektuuri võib igale poole teha, ma loodan seda, ja see ongi nagu meie ülesanne seda nagu edendada. Tänan tähelepanu eest. Ja meil on veel üks lisatervitus Eesti Paeliidult, Rein Einasto. Pae teema haakub Lahemaaga ilmselt väga hästi, seda enam, et homme on Pael kui Eesti rahvuskivil ka sünnipäev. 20 aastat Paeliidust ja rahvuskivist. Austatud pärandkultuuri väärtustajad, see, et me saame siin Pae müüride vahel kenasti seminari pidada, võlgneme ilmselt tänu 2 väga toimekale naisele. Esimene Kaarin Hallas, nüüd ka Murula, kes kindlustas meile selle muuseumi, ja teiseks on meid kokku kutsunud siin Ave Paulus, erakordselt energiline inimene. Oleme Paeliidu poolt sügavalt tänulikud just nendele toimekatele naistele. Meestest me praegu ei räägi. Kui veel paar sõna, siis nii palju, et inimese olemus on vaimsus. Vaimsus ei ole tänapäeval veel tõusnud sellele tasandile, nagu inimene seda vääriks. Kultuur on vaimsuse produkt. Kõrgkultuur on tänapäeval täiesti asendamatult vajalik. Kahjuks ei ole ta veel poliitikasse ja majandusse jõudnud suurel määral. Ja siit tulevad suured hädad. Nagu juba eelnevalt öeldi, vabaduse kuritarvitamine on see sõna, mida inimkond praegu liiga palju teeb. Meie oleme siin selleks koos, et oma iidset kultuuri väärtustada, kaitsta ja seda mõistlikult arendada selliselt, et me toetuksime juurtele. Paekivi ja puit on kaksikvennad nii materjalina kui ka looduses. Ja see looduse pool, nagu siin juba öeldi, on meile võrdselt tähtis või isegi veel tähtsam. Kultuur saab kasvada ikka ainult seal, kus loodus toimib. Nii et siin Paeliidu poolt südamlik tuline tervitus ja head teed veel minna.